No ma arvan, et Edainese loost me võime kõik järeldada seda, et siin maailmas ei ole mitte midagi võimatut. Tuleb vaid endasse uskuda ja härjal sarvist haarata. Järgmise looga aga ma tahan teid tuttavaks teha ühe korstnapühkijaga. Nimelt tegu on ühe daamiga, kes mine tea, võib-olla ka praegu kuskil siin üleval askeldab. No tere hommikust! Kas nüüd ongi siis selline plaan, et tuleb minna tööpostile? Täpselt nii. No nii, palun. Mina julgelt järgnen teile. Kui palju on üldse Eestis naiskorstnapühkjaid? Palju teie teate, et on? Mina olen. Te olete ainukene naiskorstnapühkja Eestis? Kahjuks. Või õnneks, ma ei tea. Kuidas korsten tundub? Jama, lükkame ümber. Nii jama kohe või? Jama. Sellist kütta ei tohi ja tuleb kirjutada ettepanek Päästeametile, et siin peaks kütmise kinni panema juhul, kui nad kütavad. Kas selliseid situatsioone on palju, et tuletegi kohale vaadata, et no siin põhimõtteliselt pole nagu suurt midagi teha? Viimasel ajal küll. Ja see on väga kurb. Inimesed on jätnud sellised asjad hooletusse. Jah. Teinekord juba vahelaed on põlenud, kerssand siit on juba... praegu paraku ei ole siin näha, aga osadel majadel ei ole neid korralikke ohutuskaugusi ega midagi. Mul on kohe tuline kahju, et Eesti ole üles ronijad. Siin oleks just sellised korstnud, millised ei tohiks olla. Ja paistab, et neid köetakse aktiivselt. No nii, kui ma nüüd siit juba kaugemalt ka vaatame seda maja, ega tegelikult seal peavadki teised inimesed ennem töö ära tegema, enne kui teie saate oma tööd hakata tegema. Täpselt nii. Tellised tulevad juba ise katuselt alla. Korsten laguneb täiesti. Sellist korstent ei tohi kütta. Kas selline esmane läbivaatus nii-öelda majale natuke kaugemalt on selline tavaline asi? Jaa. Bussiga on väga raske sõita. Kutsehaigus tuleb kallale, vaatad aknast välja kogu aeg, vaatad korstnaid. Aha, okei. Ja kuidas tundub, kas Tallinnas on head korstnad? Palju paremad kui aasta tagasi, aga on veel palju puudujääke. Ei ole rahul sellega, et tehakse korstna otsad korda teistele vaatamiseks. Aga see, mis pööningu osa on, see on jäetud tuleohtlikuks. Nagu näete, mul on juba ohtlik, ma saan juba korstnapühkes natuke sõimata, sellepärast, et ma ei oska katusel käia. Kuidas ma nüüd käima peaksin siis? Keera ringi ja mine selle teise katusel peale. Aga palju üldse tuleb kokku puutuda selliste hetkedega, et asi läheb ohtlikuks, et see ohutus? Aeg-ajalt tuleb ette. Ja siis targem oleks niisugust ettevõtmist mitte ette võtta. Korstnapühkijaks see ei saa, kes kõrgus kardab? Täpselt nii. Aga mis selle töö juures nii võluvat on, et seda tööd teha tahate? Mulle meeldib üksi töötada. Ja see sobib mulle. Kõigile ei sobi individuaalne töö. No tööd on teil küll palju, ma kuulen. Telefon kogu aeg heliseb. Ei ole hullu. Kas tänapäeval on sellist situatsiooni ka, et tuleks ikka seda nööbikest natuke kiskuma? Jaa. See paistab, et see on nii hea kogu. Teil on kohe siin, ma vaatan täitsa kohe nagu traadiga kohe tugevalt kinni, et seda ära ei saaks tuua. Jah, täpselt nii. Tahaks ikka, et tervis oleks alles. Mul külm hakkab ju, kui ilma nööpideta õlmad laiali käid. Kuidas teile tundub, kas tänapäeva selline tehnoloogia suur areng hakkab mõõtama ka seda, et hakkab nii-öelda see korstnapühkjate äkki selline vajadus vaikselt välja surema? Kindlasti mitte. Eestlane on poline maarahvas ju tegelikult. Aeg-ajalt lööb siuke linnastumine välja, aga nad tahavad ikkagi elusalt tulnud koju. Ja on ikka sellist varuvarustust ka siin täitsa kaasas? Jah. Tuleb aeg-ajalt natuke parandustööd teha ja... Aga egas midagi. Soovime teile palju jõudu ja edu ja et neid korstnaid ikka teile jaguks. Ma tänan. Nii, et kui mööda tänavaid tuiskate, siis visake vahelduseks ka pilk katuse poole, sest mine tea, äkki seal askeldabki nüüd juba kõigile tuttavaks saanud korstnapühkija.
Hetke pärast on aga meiega Eesti kõige ilusamad koolitüdrukud. Kohtume peatselt.